Kusjuures rinnapiimaga saab ta veel ka seda, et peale seda, kui laps on sündinud, on ju, ta ei peagi lapsele isegi andma probiootikume või asju. Kui ta ise võtab, siis rinnapiima saab. Just. Kui on imetav ema, kõik imeta. Aga jällegi, kes ei imeta, et ma tean, väga paljud inimesed ei vaata seda teadlikult, aga ostavad seda nii-öelda piimapulbrit. Ja see on nagu hull teema, mis poes on, see on selline kräpp. See on täis kräpp. Et ma soovitan nagu väga ettevaatlik olla ja otsige parimaid lahendusi sellele. Ma saan aru, ma tean juba siin harjad tõuseb püsti osade naistel. Ma olen seda teemat siin osade naistega, kes on sellised väga suure nagu selliste piimapulbrite nii-öelda influencerid. Ma nendega nagu seda arutanud, et väga tuliseks minnakse, et põhjus on see, et mõne naisel ei ole seda, ei ole piimatootlikkust rinnas, eks ole. Aga ka see on tegelikult väga tihti, ma ei ole spetsialist, aga nii palju, kui ma olen rääkinud ämmaemandate ja tuuladega ja imetamisnõustajatega, siis see on ka parandatav, kui sellega varasemalt juba tegeleda. See on seotud nii toitumise kui ka puhtalt imemismetoodika õige arendamisega ja rinnamassaažid asjad juurde, aga on olukordi loomulikult, kus lihtsalt seda tõepoolest, mis iganes põhjusel siis ei ole ja siis need piimapulbrid on tõesti abiks. Aga kui sul on võimalik, siis palun esialgu ikkagi proovi see rinnapiima tootlikkus oma kehas tööle saada niimoodi, et laps saaks seda loomulikul viisil ilma nende pulbrite ja lisainetada, mida tegelikult vaja ei ole.